Kas paaris suhtes olles oled sa vahel mõelnud, kas ma ikka meeldin talle? Kas ma olen piisavalt hea, ilus, tark? Äkki ma peaksin endas midagi muutma või midagi teistmoodi tegema, et ta mind rohkem armastaks? Ja kas sul on vahel tunne, et oled valmis tegema ükskõik mida, peaasi, et ta sind ei hülgaks? Aga kust tuleb selline mõtteviis? Kõik need hirmud, kahtlused, pidev vajadus meeldida ja soov muuta ennast kellekski, kes sa tegelikult ei ole. Sageli peitub selle kõige taga üks sügav ja alateadlik uskumus. Ma ei ole armastust väärt. Kui inimene elab sellise tundega, siis ta ei usu, et keegi võiks teda päriselt armastada just sellisena, nagu ta on. Ta tunneb, et peab oma väärtust pidevalt tõestama, armastust välja teenima, olema teistele meele järgi. Ainult siis, äkki, on tal õigus armastusele. Vaevalt, et keegi teadlikult nii mõtleb. Ilmselt sa ikkagi arvad, et sa oled armastust väärt, aga sinu käitumine peegeldab hoopis midagi muud. Sest sinu alateadvuses elab hoopis teine tõde. Aga miks see nii on? Kust selline ebakindlus ja ennast salgav käitumine pärineb? Liigume korra lapsepõlve, sinna aega, kus sai alguse meie enese ja maailmataju kujunemine. Vaata, laps armastab oma vanemaid alati tingimusteta, ta lihtsalt ei oska teisiti. Ta on oma vanematest täielikult sõltuvuses, nendeta ta lihtsalt ei jääks ellu. Seega, vanemad on lapse jaoks A ja O. Samas vanemad on inimesed ja vahel käituvad nad väga keeruliselt. Nad võivad olla agressiivsed, konfliktsed, hüsteerilised, külmad, infantiilsed, nõrgad, alkohoolikud. Ja kui laps kasvab sellises keskkonnas ning kogeb ebakindlust, hirmu, emotsionaalset hüljatust, siis ta õpib ära ühe mustri. Armastus käib koos valuga. Ja selle mustri, selle armastuse stsenaariumi võtab ta täiskasvanu ellu kaasa. Ta võib alateadlikult valida partnereid, kes justkui kinnitavad talle sama kogemust. Armastus tähendab valu, kannatust, ärevust. Ja kui sa tuled täiskasvanu ellu sellise programmiga, et ma ei ole armastust väärt, siis igasugune partneri eemalolek võib sinus käivitada ohutunnet ja sa hakkad oma peas ketrama mõtteid. Miks ta mulle ei vasta? Kas tal on keegi teine? Kas ma ei meeldi talle enam? Ta ei hooli minust üldse. Raudselt petab. Ja isegi kui ratsionaalne mõistus ütleb, rahune maha, ära mõtle üle, kõik on korras, siis süda ikka valutab. Sees tekib ärevus ja emotsioonid käivad üle pea. Tekib paanika ja ahastus, enesehaletsus ja hirm tuleviku pärast. Tugipunkt partneri näol hakkab lagunema. Võimalik, et sa hakkad ruttu genereerima uut tegutsemisplaani, kusjuures teadmata veel tegelikku olukorda. Hakkad paaniliselt mõtlema, kuidas küll partnerit tagasi saada, kuidas olla temale unistuste partner, kuidas peaks käituma ja olema, et ta mind armastaks. Kas ma peaksin kaalust alla võtma või minema Epp Kärsini koolitusele ja mõned nipid ära õppima? Või lähen hoopis nõid Nastja juurde, las ta teeb mingid magikud, midagi peab ju tegema. Paremaks inimeseks saamisel pole ju midagi halba. Kuid ajend iseenda muutmiseks peab tulema suurest armastusest ja austusest iseenda vastu, mitte hirmust partnerist ilma jääda. Oletame, et sinu partneri arusaam armastusest on hoopis teissugune. Oletame, et tema jaoks armastus on rõõm, kergus, usaldus. Ja kuidas ta peaks reageerima, kui sa talle kõikvõimalikke süüdistusi esitad, kahtlustad, kontrollid, ei usalda? Selline suhe ahistab ja lämmatab. Võimalik, et ta lihtsalt põgeneb või eemaldub. Ja siis sinu hülgamise haav suureneb veelgi ja kõik kordub taas.
parim, mis sa sellises olukorras enda jaoks teha saad, on hakata oma elu elama. Avasta, mis on sinu huvid, mida sulle meeldib teha, mis sulle rõõmu pakub. Ära püüa sobituda. Ära eelda, et partner sinu meelt lahutama peaks. Uuri parem, mida sina tahad. Sul on selleks õigus. See on lausa sinu kohustus ja vastutus. Tegele enesearendamise ja eneseteostusega. Leia oma tegevused, mis inspireerivad sind ja annavad sulle elamise tahet ja rõõmu. Siis ei ole sul aega mõtiskleda selle üle, mida teine küll praegu teeb, millest ta mõtleb, kas ma ikka meeldin talle, kas ma olen piisav. Sul ei ole selleks lihtsalt aega. Kui soovid enda ellu austust ja armastust, siis alusta iseendast. Sinu partner on kõigest peegeldus sinu suhtumisest endasse. Kui sina ei suuda ennast armastada, siis kuidas sinu partner peaks suutma seda teha? Isegi kui ta suhte alguses suudab olla avatud ja armastav, siis sinu enesehävituslik mõtteviis ja käitumine hävitab teie suhte, nii nagu see hävitab sinu suhte iseendaga. Alusta igat päeva sellega, et küsid enda käest, kuidas mina saan täna end õnnelikuks teha, kuidas mina saan oma sisemise päikse särama panna. Kui sinu sees on rõõm ja rahutunne, siis seda tajub ka sinu partner. Ja siis armastus võibki olla rõõm, kergus ja usaldus. Ja kui tunned, et sul napib ressursse ja sisemist väge, siis on alati võimalik otsida abi. Olgu see vastav kirjandus või mõni spetsialist, kes on valmis olema sulle toeks ja teejuhiks. Ära jäta ennast unarusse, ära hülga ise ennast. Ole ise enda jaoks kõige suurem sõber ja toetaja. Soovin sulle päikest sinu südamesse, rõõmu ja sisemist rahu. Sinu terapeut Aleksandra.